Kaia-Liisa Reinut on kirjutanud 2 kristalliteraapia raamatut, 3. ilmub tema sulest sügisel. Aga selle idee peale kirjutada just niisugused raamatud ei tulnud tema, vaid hoopis teised inimesed. Kui päris aus olla, siis raamatu kirjutamise idee tuli hoopis minu õpilastelt. Et kuna ma olen Eestis ainuke kristalliteraapia ja kristallireiki õpetaja, siis ma avastasin ka ühel hetkel ja õpilased ka, et Eestis ei ole ühtegi sellist kristalliteraapia raamatut, kus õpetaks kristalle kasutama. Et on väga palju tõlkeraamatuid, väga toredaid raamatuid, mis räägib kristallidest, nende mõjust, aga ükski ei õpeta neid kasutama. Ja siis õpilased küsisid, miks sa ise ei kirjuta? Ja tõepoolest, miks ma ise ei kirjuta? Võtsin kätte ja siis kirjutasin. Nüüd on valmis. Kaia-Liisa tunnistab, et esimene raamat on see, millega tuleb kõigepealt tutvuda, et siis ülejäänud 2 edasi minna ja ka sisust paremini aru saada. Esimene osa on see sissejuhatus kristallide maailma. Et see õpetab kristalle kasutama, räägib sellest, mis üldse kristallid on, kuidas nad on tekkinud, kuidas eristada näiteks sünteetilisi kristalle naturaalsetest kristallidest ja nii edasi. Et kõik see info, mida ma olen ise õppinud kristaliteraapiat õppides ja ka gemoloogiat õppides, et on pandud nagu kokku ühte raamatusse, ongi kristalliteraapia käsiraamat tegelikult. Ja seda raamatut tuleb tegelikult 3. osa veel sügisel ja et siis ta moodustab sellise ühtse terviku, mida üks inimene, kes huvitub kristallidest, võiks ja peaks kristallide kohta teadma. Et esimene osa sisaldab tõesti veel lisaks selliseid lihtsamaid tervendusvõtteid, kuidas kristalle puhastada, laadida. Ja nagu ma ütlesin, räägib ka nendest sünteetilistest kristallidest. Ma panengi ühe nimetaja alla just sünteetilised kristallid, sille all ma mõtlengi neid, mis on laboris kasvatatud inimese poolt, aga sinna juurde ma arvestan ka need, mis on inimese poolt nagu moonutatud. Näiteks värvitud kristallid, kuumutatud kristallid, kiiritatud kristallid või siis näiteks kristallipulbrist kokku pressitud liimi ja vahaga tehtud sellised moodustised, millest siis tehakse kristalle ja müüakse neid kristalli nime all. Et kõike seda peaks inimene teadma, kui ta kristallidega elus kokku puutub. Ükskõik, kas ta tegeleb kristalliteraapiaga enda või teise jaoks või tahab kristalle lihtsalt kaelas kanda enda väestamiseks ja tervendamiseks. Et see oluline vahe on, et kristallidel, looduslikel kristallidel, on oma tervendav vägi, aga nende sünteetilistes kristallides seda väge ei ole. Et need, mis on laboris loodud, seal pole olnudki ja need, mis on inimese poolt moonutatud, tavaliselt ilu ja kasumi eesmärgil, nendel enam ei ole seda tervendavat väge, et nemad on surnud kristallid juba energeetiliselt. Skeptikud leiavad, et inimene võib ka maast mõne kivi lihtsalt üles korjata. Kui ta selle toimesse usub, siis võib ka terveneda. Pole vaja mingisuguseid kristalle valida ja osta. Tõepoolest, maast leitud kivil on absoluutselt oma mõju, sellepärast et maast leitud kivi, kui me räägime kivimist, näiteks graniit, tema on ju erinevate mineraalide kogum ja tal on täiesti oma energia tervendav vägi olemas, tegelikult ei ole vahet, kas sa kasutad maast leitud, merest leitud kivi või siis seda kristalli, mida meie kasutame kristalliteraapias näiteks. Kes meist poleks lugenud horoskoope, kus erinevate päikesemärkide tarvis ka sobivad kristallisoovitused, kuid teadjamad väidavad, et niiviisi õige kristalli valimine küll ei käi. Mida arvab Kaia-Liisa? Seda ma esimeses kristalliteraapia käsiraamatu osas ka räägin sellest, et tõepoolest horoskoopide järgi määramine, et tal ei ole esiteks päris tõepõhja all, et selle järgi ei tasuks ja ei tohikski vaadata, vaid kristallid tuleks valida enda sellise sisetunde järgi, mis tekib meil sellest, kui meie enda vibratsioonid lähevad resonantsi mõne või kattuvad mõne kristalli vibratsiooniga. Midagi inimene tavaliselt ikka tunneb, sest see kristallivägi on päris suur ja väga vähesed ütlevad, et ma ei tunne midagi. Et see tunne, mis võib olla peos, on siis kas selline torkiv tunne või selline surisev tunne, nagu sipelgad oleks, või pulseerimine või sooja või külma tunne. Tavaliselt see, kui kristall läheb, 5 minuti jooksul peos soojaks või kuumaks, on see kristall just sellele inimesele hetkel sobiv. Kui ta jääb jääkülmaks, nagu kivitükk, siis hetkel ei ole nagu selle inimese energia väljale temal nagu mõju. Missugune tervendav mõju siis kristallides peitub, millesse uskuda ja loota?
kristallidega saab praktiliselt kõike tervendada, nii füüsilisi haigusi, emotsionaalprobleeme, suhteprobleeme, hirme, foobiaid, depressiooni. Väga hästi näiteks mõjuvad liitiumkristallid, millest ma räägin pikemalt. Terve peatükk on teises kristalliteraapia käsiraamatu osas, kus ma räägin liitiumkristallidest, nendega tervendamisest, kuidas nad ja keda nad saavad aidata. Kui kiire toimega kristallid on, millal tervendamisprotsess algab ja ka oodatud toime saabub? Minu kogemus ütleb seda, et kristall mõjub energiaväljale praktiliselt kohe, kui me paneme ta oma energia välja. See tähendab seda, et vähemalt 50 sentimeetri kaugusel kehast, siis ta hakkab ilusasti tööle ja aura koheselt muutub inimesel ja tšakra töö kohe muutub teiseks, niipea kui kristall sinna energia välja satub. Nüüd küsimus on selles, kui kaua me seda kristalli seal energia väljas peame hoidma selleks, et see muutus oleks püsiv. Et kui me võtame selle, hoiame näiteks 5 minutit, võtame oma energia väljast ära, siis õige varsti võib see energiaväli tagasi minna endiseks, kuna ta ei ole veel saavutanud seda stabiilsust. Et kristalliteraapia esimeses osas ma kirjutan ka täpsemalt selle lahti, kui palju üks või teine kristall peaks inimese energia väljas olema selleks, et see nagu oleks püsiv. Et ma võin öelda, et kõige selline optimaalsem aeg on ühe kristalli puhul, kui me kanname teda näiteks kaelas iga päev, on 6 kuud. Et tavaliselt tehakse see viga, et pannakse paariks nädalaks või päevaks kaela, siis võetakse ära, öeldakse, see ei mõjunud. Aga tõepoolest kristall ei jõua nii palju mõjuda, et see energia välja tooks nagu sellise stabiilse muutuse. Et sellepärast on vaja teda kanda kõigepealt vähemalt 6 aega, selleks, et hakkaks muutus toimuma. Teine on selline integreeriv faas, mis toimub umbes teine 6 aega, kus siis keha võtab need uued energiad omaks ja viimane faas siis kõige pikem, mis kestab 3 kuud umbes, 3-4 kuud on siis see, kus toimub stabiliseerimine. Täpselt samal viisil, nagu näiteks, kui inimene on kokku puutunud kaalu jälgimisega, et kui mingi toitumise muudatus ära lõpeb, siis peab enne stabiliseeriv faas olema selleks, et see kaal jääks püsima. Kristallide puhul, energia puhul on täpselt sama asi, et energiat muutuvad väga kiiresti ja selleks on vaja aega, et püsiv muutus nagu saaks püsivaks. Küsimus, mida Kaia-Liisale sageli esitatakse, on see, kas endale valitud kristalli tohib ka teistele laenata? Absoluutselt kindlasti. Seda tuleb ainult enne eelnevalt puhastada ja korralikult puhastada. Et sellest kristallide puhastamisest on juttu ka selles kristalliteraapia esimeses osas täpsemalt ja need, kes on kristalliteraapiat õppinud, teavad, et tõepoolest kristalle tuleks puhastada söögi alla, söögi peale otseses mõttes, et iga kord enne, kui ma kristalli endale peale panen või kellelegi teisele külge panen või külge annan, tuleks see kristall eelnevalt sinna salvestatud informatsioonist ära puhastada. Missugused siis on tervenemislood kristallidega, kui palju kliendid on reaalselt abi saanud? Seda võib lugeda ka kristalliteraapia teises osas on mul viimane peatükk oma klientide lood, kus ma kirjeldan siis, mida üks või teine inimene, mida ma olen teinud, kui kaua teinud, mis tal enne olnud probleem ja mis on olnud siis tulemus. Et põhimõtteliselt ongi seinast seina, väga hästi mõjub näiteks suhteprobleemide, emotsionaalsete probleemide tervendamine kristalliteraapiaga. Nagu ma ütlesin, see stress ja depressioon, sealt toovad nad ilusasti välja kristallid. Ka vähiravis on andnud tulemusi ja nii edasi, et nii emotsionaalsete probleemide, kergemate füüsiliste probleemide kui ka raskemate puhul. Ja tõepoolest siin sõltub nagu kõikide teiste tervendusmeetodite ja ka tavameditsiini puhul töötab see, kas ja kui palju inimene tegelikult ise tahab terveks saada. Kui palju ta ise võtab vastutuse oma selle tervenemisprotsessi eest. Kui see soov on olemas, siis paranemine on palju-palju kiirem. Raha on see, mis meid kõiki alati mõtetes saadab ja mida me ikka enam soovime. Kes soovib aga küllust suurendada, võib abi paluda järgmistelt kristallidelt. Külluse kristallideks on näiteks tsitriin, kui me räägime naturaalsest looduslikust tsitriinist ja mitte kuumutatud ametüstist. Ja teine on aventuriin, roheline aventuriin ja siis 3. võiks olla püriit. Et need on sellised kõige levinumad. Tsitriin nendest minu meelest töötab kõige paremini koos aventuriiniga.
Kaia-Liisa kinnitab, et kristallid saavad üksteisega kenasti läbi, ehk ei maksa karta, et neid ühe G otsa riputada ei tohiks. Täpsemalt on lahti seletatud see jälle kristalliteraapia esimeses osas, aga sellist asja nagu kristallide energia mittesobivus, see nüüd ei vasta päris tõele, et see on tulnud juveelitööstusest, kus tõepoolest on nimekirjad kristallidest, mis omavahel ei panda ühte ehtesse kokku. Ja põhjus on selles, et kristallidel on erinevad tugevused ja kui me paneme ühe väga tugeva kristalli, mis väga suurele kandmisele vastu peab, paneme kokku mõne pehmema kristalliga, siis tulemus on see, et see ehe läheb lihtsalt koledaks, kuna need pehmad kristallid kuluvad enne ära. Ja sealt on tulnud sellised nimekirjad, mis on toodud mingil põhjusel siis või imbunud nii-öelda kristallimaailma, kus on kontekstist välja rebitult võetud nagu see teadmine, et neid kristalle ei tohi kokku panna. Kaia-Liisale on nii mõnigi kord ehmunud kliendid helistanud või kirjutanud, teatades mõnest kildudeks plahvatanud kristallist, mis pole füüsiliselt küll viga saanud. Selliseid asju on tõepoolest juhtunud ja mitmed inimesed küsivad mult seda sama küsimust. Et see põhjus on esiteks selles, et seda kristalli ei ole tõenäoliselt puhastatud ja kui on, siis see energia, mida ta on inimesest nagu puhastanud või kodus puhastanud, et seda on olnud selle kristalli jaoks liiga palju, ehk siis ta on teinud liiga palju tööd, et sisemised pinged, need energeetilised pinged on läinud nii suureks, et ta tõepoolest läheb näiteks kapi peal või peopesas lihtsalt olles nagu kerge sihukese plõksuga miljoniks tükiks. Raamatusarja 2. ja 3. osa pakuvad ilmselt kõige rohkem huvi nendele, kes kristallide maailma vastu juba sügavamat huvi tunnevad. Kes on esimese osa läbi lugenud, on mõistlik siis lugeda ka 2. osa, kuna see räägib nüüd väga paljudest sellistest teemadest, nagu näiteks üks teema on, nagu ma enne ütlesin, liitiumkristallidega tervendamine, aga seal on olemas ka eraldi peatükk näiteks kvartsidest, et millised on olemas üldse kvartsid. Et kui me tunneme mäekristalli, mis on kvarts, tavaliselt roosat kvartsi, ametüsti, tsitriini, ametriini, suitskvartsi. Ja inimene tavaliselt ei tule selle pealegi näiteks, et selline kristall nagu tiigrisilm või aventuriin on tegelikult oma olemuselt ja keemiliselt valemilt kvartsid. Ja kui see teadmine nagu juurde panna oma kristalli teadmistele, siis sellest võib väga palju abi olla. Lisaks on üks peatükk, räägib kristalliveest ja kristalliessentsidest, kuidas seda teha, mis vahe neil üldse on kristalliveel ja kristalliessentsil. Ja üks peatükk räägib kristallimaatriksitest, kuidas neid valmistada, kuidas nende abil saab tervendada iseennast, teisi, keha peale pannes, keha ümber, ruumides, erinevaid protsesse väestades ja nii edasi. 3. raamat kõneleb nüüd erinevatest kristallirituaalidest ja palju keerulisematest tervendusmeetoditest, et seda nii-öelda sissejuhatuseks. Aga nüüd vaataja küsimus. Teie vastuseid ootame 18. maini aadressil riina.reiman@tallinnatv.eu ja kristallide raamatu loosime kõigi õigesti vastanute vahel välja 23. mai saates Terve tervis. Vaatajale ma esitan sellise küsimuse, et kas kõikidel kristallidel on tervendav mõju?